ma ei ole saanud tükk aega naerda, mis puudutab Eesti huumorimaastikut. Võib-olla ma lihtsalt olen seda kuidagi vähe näinud või otsa sattunud. Aga samas on see, et kui ma olen sattunud, siis on asjad, mis on mind naerma ajanud mõningad. Aga ma praegu ütlen, et see nali on Eestis, mis on kuidas ma ütlen, kui ma pettun kelleski, kes teeb nalja, sellepärast, et ta ei tee mitte nalja, vaid ta teenib õukonda või ta siis nagu ei saa aru, kui ta ei saa enam aru, mis asi on satiir ja mis asi on nagu kriitika ja mis asi on, ma ei tea, et siis, kui sa saad aru, et ta sellepärast teeb nalju sellel teemal, et olla populaarne ja võita võimalusi esineda teles, raadios ja kõikjal mujal, et siis ta muutub minu jaoks nagu nalja reetmiseks. Et ma näen, et seal taga ei ole selle inimese südamest tulev soov päriselt midagi väljendada, vaid see on ikkagi soov väljendada midagi, mis peale läheb ja mille eest mind siis nagu, ma nimetan seda õukonnaks, et need siis kiidavad, eks. Et see on see, mis mulle meeldib, kiuslikkus. Ehk, et kui inimesed teevad teiste üle mitte nalja, vaid nad üritavad kellelegi haiget teha, et keegi saaks naerda ja mitte naerda sellepärast, et see on naljakas, vaid sellepärast, et jumal tänatud, et seda minuga ei tehtud või minu üle ei naerdud, siis on see põhimõtteliselt ju sama asi nagu keskajal mingisugused avalikud hukkamised, eks ju. Et inimesed läksid platsile vaatama, mis tehakse ja olid rõõmsad, et seda minuga ei juhtu, eks. Et see on see, mis on tänasel hetkel minu meelest selle sihukese nalja häda. Ja räägitakse ju, et huumorisoon on justkui erinev, ehkki naljas on midagi hästi universaalselt, nagu sa ütlesid, et see on mingis mõttes jumalate laul, et naermine, sihuke tõsine südamest naermine on ju täiesti universaalne, see ei vali keelt, rahvust, sugu, mitte midagi, et see on selline natuke nagu päris mingisuguse muusikaga, et see ületab igasugused piirid, on ju, et kui on naljakas, siis ja nali on sihuke asi, mida ei tehta. Nali sünnib ise. Et see on kuidagi selles mõttes niisugune kriteerium, et sa ei pea olema mingi väga professionaalne huumorisõber. Et sa oled kas või sihuke laiatarbe tarbija, aga sa saad ju aru, et kas see on tehtud või see on tulnud. Et see kõik, see on niisugune ootamatus ja see hoog on selles naljas oluline. Ja siin on mingi märksõna situatsioonikoomika, mis juhtub koha peal, luuakse see nali, on ju. Ja hästi palju ma olen enda podcastis ka rääkinud siis stand-up koomikutega ja arutlenud nendega sellel teemal, et kas nalja tegemist või naljakust või sellist asja on võimalik õppida. Ja mina olen alati arvanud, et ei ole, et see on justkui kaasantud, kas on inimene naljakas või ei ole inimene naljakas, on ju. Ja võib-olla stand-up koomikas on lihtsalt niivõrd palju erinevaid osasid veel juures, on see esinemisoskus ja kõik, mida on võimalik justkui harjutada. On ju. Aga ongi, et kui me võtame kas või mingisuguse täiesti tavalise inimese, kes ei ole mingi koomik, ei ole professionaalne naljategija nii-öelda, siis kõige naljakamad inimesed on elust enesest ja kes lihtsalt ei oska seda kirjeldada täpselt. No vaat see kõige naljakamad inimesed elust enesest, see on ju tegelikult ju väga ammune ja sadade aastate vanune ju klassika, eks, et see klassikaline Itaalia komöödia dell'arte, need persoonid või need kujud, kõik need grotesksed tegelased oma väljanägemiselt, oma kostüümidelt, oma olekult, et see kõik on ju tegelikult inimesed meie keskelt, kes on võetud, aga siis lihtsalt tehti need nii groteskseteks, et nad on tänapäeva mõistes umbes nagu mingid need Korea kung fu filmid, eks ju, et see ei ole nagu näitlemine, see ei ole kung fu, aga see on äge, sa vaatad ja see on pööraselt naljakas minu meelest, eks. Jah, see nalja õppimise teema, et ma täiesti usun, et on meil väga häid stand-up koomikuid, kes tunnetavad, ma ei tea, mingisuguse valupaise või mingi koha läbi, mis justkui kõik mõtlevad, on ju. Ja siis nemad on need julged, kes laval sellest räägivad ja see tundub meile naljakas, et see on justkui selline, ma ei tea, vabastav moment, et ma olen seda kogu aeg mõelnud, aga mina näiteks enda töö juures ei saa selle kulul nalja teha või midagi sellist ja siis ma lähen sinna, ma vaatan seda ja ma saan
selle sügeluse nii-öelda ära sügada endale. Et seal on vist see, et inimesed on ju harjunud sellega, et ega nad ei viitsi väga pingutada või nad ei viitsi vaeva näha. Ja see tähendab seda, et seda nii publiku kui ka naljategija nagu sellises ühisloomingus. Mis tähendab seda, et kui keegi teeb nalja eesmärgiga, et saal peab naerda möirgama, siis tähendab see tegelikult seda, et need inimesed seal saalis, kes naerda möirgavad, nad ei kuula sind. Nad tulevad sinna naerda möirgama, nad tahavad saada mingisugust seda tunnet, et kui ma siit praegu välja lähen, mul on veel särk on veel märg ja ma veel hingeldan ja siis ma teen maja ees suitsu ja ma olen jõle julge mees ja kõik on siuke kihvt, eks. Et aga kui sa oled väga prof naljamees, siis sa suudad seda asja teha niimoodi, et su saal on haudvaikne. Et see saali möirgama panna on kökimöki. Et sa teed mingisuguse, vastavalt sellele, et sa vaatad ringi, mis publik enam-vähem on, mis neile umbes võiks sobida ja siis lajatad, eks ju. Aga kui sa suudad panna, ma ei tea, tunniks ajaks või 15 minutiks kellegi hiirvaikselt kuulama ja siis sa saad aru, et see sisemine naer, see, et ma ei möirga, vaid see diafragma nagu töötab, et assab poiss, et see on hea tunne. Et kui seda tekitada, võt see eristab nagu nii-öelda amatöörid professionaalidest. Ja sellest me rääkisime ka eelmine kord. Mis on vahet amatööril ja professionaalil? Amatöör ei saa raha või? Ei, vahe on selles, et profid ei taha lavale minna, amatöörid ei taha lavalt maha tulla. Aha. Aga mis sind viimati naermajas? Või kes? Ma mäletan, see oli vist mingisugune kodune situatsioon, kus lihtsalt mingi asi kuskil keeras nagu niimoodi, et läks lihtsalt pisarateni, täiesti siuke kohe, et oli kohe naljakas. Aga ma ei mäleta, mis see oli, aga ma mäletan küll, naer oli südamest. Ja see on selline hea küsimus, et kui naer on nii, või tähendab, see naermismoment on niivõrd meelde jääb, siis kas üldse on vahet, mis see nali oli? Mul tuli meelde see nali, mille peale ma kodus hakkasin metsikult naerma. See oli see, et mõtlesin, et kujutad ette, siuke nagu täiesti siuke raju, see tegelikult idee äkki, mõni teebki ära selle. Ma mõtlesin seda, kui sa elad, umbes nagu siin näiteks kõrvalmaja siin kuskil mingisugune aed on vahel ja siis on naabrimaja mingi 20 meetrit või 10 meetrit. Isegi väiksemate vahedega on praegu. Ja siis sa ühel hetkel hakkad tegema selliseid asju, et sul on, see mingi GoPro kaamera on sul otsa ees nagu orienteerujatel need lambid, eks ju. Ja sa hakkad lihtsalt näiteks oma naabrit kottima. Lähed lihtsalt koputad ukse taga, see on peas ja see sama asi sul siin peas on ühendatud internetiga online, et sa ütled nii sõbrad, ükskõik kas mingi TikTok või YouTube, ma teen nüüd laivi. Ja siis lähed lihtsalt naabri ukse taga, kes ei tea, et sul on see kaamera peas ja siis sa lihtsalt nagu paned järjest lollimatesse situatsioonidesse, kuni lõpuks ta saab aru, et see naaber on just siga, et ta nagu teeb minuga kogu aeg selliseid küünilisi nalju, et jälle ta tuleb kaamera otsa ees, eks ju. Ja siis see kujutluspilt sellest, kuidas keegi tuleb ja see lõpuks, ja see nali läks sinna maali edasi. Sõbraga irvitasime, et siis see naaber lõpuks nii vihastab, et ta kolib ära ja siis tuleb uus naaber, aga siis uuele naabrile sa paned enda maja seina külge, paned juba korralikud kaamerad ja need liikumisanduriga prosed, et isegi kui ta õues ükskõik mida teeb edasi-tagasi liigub, siis kohe laks lambid põlema ja see läheb kohe internetti, need kõik näevad, eks ju. Ja nali seisnes siis selles, mis mind tollel hetkel jubedalt naermajas, oli see, et kujuta ette, et kusagil maailmas, ma ei tea, Filipiinid või Portugal kuskil istuvad mingid tüübid, teevad oma arvuti lahti, vaatame, mida see tüüp teeb, et nad isegi tea, kes see on, kus maailma otsas see asub, aga nad näevad, et jälle lambid lähevad põlema ja siis mingi mees tuleb garaažist mingi asjaga. Mida Tarmo teeb. Mida ta teeb, eks. Ja see kujutluspilt sellest, et kui naljakas see võib olla, ajas mind naerma. Ma ei tea, praegu keegi kuuleb, et mul on idioot, eks ju. Seda nimetatakse ahistamiseks tänaval. Aga see on naljakas. Eesti esu.